Selles videos näitan, kuidas arvutada jäätmete ladustamise tagatise suurust, kui sul on luba jäätmete ladustamiseks. Pärast Kotkas keskkonda sisse logimist liigu põhimenüüs Minu asjad, keskkonnakaitseload ning leia nimekirjast üles luba, mille jäätmete ladustamise tagatise suurus soovid arvutada. Ava luba ning loa põhiandmete lehel allapoole kerides leiad alajaotise nimega jäätmete ladustamise tagatis. Vajuta nupule lisatagatise arvutus. Seejärel avaneb jäätmete ladustamise tagatise arvutuse moodul. Vali rippmenüüst käitluskohale lähimad prügilad ning lisa kaugus kilomeetrites käitluskohast vastavasse prügilasse. Näiteks kui loale märgitud käitluskoht asub Pärnu linnas aadressil Roheline 64, siis lähim tavajäätmete prügila on Paikuse prügila ning see asub antud käitluskohast 18,1 kilomeetri kaugusel. Kui sa ladustad ainult tavajäätmeid, siis ohtlike jäätmete prügilalahtreid täitma ei pea. Antud loa puhul ladustatakse nii tava- kui ohtlikke jäätmeid, seega valin rippmenüüst ka ohtlike jäätmete prügila valikutest lähima ning lisan kauguse kilomeetrites. Jäätmeseaduses on ette nähtud mõned olukorrad, mil ladustamise tagatise omamise kohustust ei ole. Tutvu jäätmeseaduses loetletud vabastamise alustega ning juhul, kui mõni neist sulle rakendub, märgi konkreetsete jäätmeliikide järel olevast rippmenüüst vastav vabastus. Näiteks kui jäätmejaamas kogutakse kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingus nimetatud jäätmeliike, vali nende jäätmeliikide juurde vabastuseks kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmejaam. Pane tähele, et kui jäätmejaamas kogutakse ka muid jäätmeliike, mida KOV-iga sõlmitud lepingus nimetatud ei ole, siis nende jäätmete ladustamisele vabastus ei laiene. Pliiakud ning metallijäätmete täpsustatud nimistus olevad jäätmed on tagatisest automaatselt vabastatud. Kui ladustad jäätmeliike koodiga 170302, 170503, 170505 või 170507, siis nende puhul on vajalik jäätmeliiki täpsustada vastavalt rippmenüüs olevatele valikutele. 170302 puhul, kui ladustatavateks jäätmeteks on freesasfalt, siis tuleb täpsustada, kas see vajab purustamist või mitte. Muude selle jäätmekoodi alla kuuluvate jäätmete puhul tuleb valida esimene valik. Kui ladustad reostunud pinnast, mida on võimalik bioloogiliselt puhastada, vali R5O-d sisaldav variant. Muul juhul tuleb valida esimene variant. Kui kõik vabastused on valitud ja täpsustused tehtud, vajuta nupule salvesta ja kontrolli. Kui süsteem vigu ei tuvastanud, vajuta järgmiseks nupule arvuta tagatis. Seejärel tekib lehe lõppu arvutuskäik ning real tagatise väärtus, näed jäätmete ladustamise tagatiseks vajalikku summat. Laadi arvutus alla ning edasta see kohustuste mooduli kaudu Keskkonnaametile. Selleks mine kohustuste sakile, leia nimekirjast finantstagatise uuendamisega seotud kohustus, alusta täitmist ning vajuta nupule salvesta. Tagatise arvutuse fail lisa failide alla ning lisainfo lahtrisse kirjuta lühike selgitus. Näiteks esitan tagatise arvutuse. Seejärel salvesta ja kontrolli ning kui süsteem vigu ei tuvasta, kinnita aruanne.